Parkivale päästeautole trahvi teha. No kuidas niimoodi saab, võiks ju mõelda, aga parkimiskontrolör, kes nägi siin parkivat päästeautot, ei leidnud kedagi, kes oleks auto parkima pannud ning tegigi trahvi ära. Kogu lugu sai alguse sellest, et Tallinna päästjad toestasid Toompea Nõlval Wismari Raveliini sissepääsu. Linn andis meile parkimiskohad, sest et tehnikat oli palju, eks ju. Aga üks nendest, kutsume siis päästeautodest, pidi jääma operatiivvalmidusse ja see jäeti lihtsalt siis töötavatele päästjatele kõige lähemale, et oleks väljakutse kohal siis võimalikult kiiresti saaks kabiini. Aga saatuse tahtel oli see siis üle 4 parkimiskoha nende seisukoht, nii et sealt siis pusa pihta hakkaski. Et siin see kurikuulus parkla siis on, kus see trahv ära tehti, et mis siin täpselt see probleem oli, saate võib-olla korra selgitada veel? Jah, et nagu näete, et siin on üks tasuline parkla, kus on hästi soodsad hinnad vanalinnatsoonis ja ta on hästi populaarne meie klientide seas, et igapäevaselt see parkla on põhimõtteliselt kogu aeg täis. Ja see üks päästeauto oli siis pargitud tõepoolest nagu risti parkimiskorraga, ehk siis võttes enda alla 4 parkimiskohta, ehk siis põhimõtteliselt ei olnud võimalik neid kohti siis nii-öelda teiste sõidukite poolt kasutada. Ja nii 55 € trahvi tuligi. Olukorra oleks lahendanud hoopis rahulikumalt ja positiivsemalt see, kui oleks meie mehed ja parkimiskontrolör omavahel korraks rääkinud. Ja nagu ma aru saan, siis kontrollör käis, vaatas, otsis, et kedagi küsitleda, kellegagi rääkida, aga ei olnud kedagi ka leida ja siis tuli see trahv teha. Täpselt, ei olnud kedagi kõnetada, kellegi käest küsida, mis toimub ja miks see päästeauto siin on. Ja kuna siin ei olnud ühtegi nagu õppuse olukorda või ei olnud näha ka mingit päästeoperatsiooni, siis ta lihtsalt pidas vajalikuks teha oma tööd, et kui on auto tasulises parklas pargitud siis, ja tasu mitte makstud, siis ta väljastas selle leppetrahvi. Parkimiskontrolör väidetavalt oli vaadanud ringi, ei olnud kedagi leidnud, ei olnud juhti leidnud, ei olnud näinud teie mehi. Kas siis teie nägite kontrollöri või? See on nüüd üks paha koht, et siuke info liigub, sest et kui nüüd seda sündmuskohta vaadata, kus see kõik käis on ju, siis seal ei saanud olla olukorda, kus ei näe tuletõrje autot ja päästemehi, sest et see distants on selline 5-6 meetrit. Et ütleme niimoodi, et see on ebakõla. Eraparklas kehtivad eraparkla reeglid. Kui auto pargib eramaal, siis tuleb seega panna parkima. Nii lihtne asi ongi. Oleksid sinised vilkurid autol sees olnud, oleks mehispassi sõnul trahv tegemata jäetud. Samuti on mehe sõnul tihtipeale õppuste või suursündmuste jaoks sõlmitud eelnev kokkulepe ja siis on eraparklaga parkimisest teadlik. Seekord aga polnud sel alal parkimine eelnevalt kokku lepitud. Ja kui ma õieti aru sain, siis päästeauto juht oli lihtsalt ekslikult parkinud valesse kohta. Et me ise nägime, et kõik need ülejäänud päästeautod, kes oli selle nii-öelda õppusega seotud või pargitud siia ringimaa peale ja see üks auto oli siis eksinud asukohaga. Et tõenäoliselt oligi niimoodi, et see ühe autojuhi eksimus siis maksis selle nii-öelda kätte. Selle ühe ekslikult või mitte ekslikult pargitud autotrahvi Päästeamet maksta siiski ei soovi. Nüüd suhtleme kindlasti parkimiskorraldajatega ja me oleme nüüd tänase päeva jooksul siis kokku pannud nii-öelda omapoolse seletuse, et lahti rääkinudki, et miks see auto seal täpselt oligi, et ei jääks nagu mulje just see, et päästjad võivad teha, mis tahavad liikluses on ju. Ja siis sõltub juba parkimiskorraldajast, kas ta aktsepteerib seda või mitte, sest et ma võin siin ka seda öelda, et meil on vaja sinna tagasi minna veel. Me oleme alati avatud kõikidele nii-öelda pretensioonide esitamisele ja koostööle. Mis see siis tähendada võib see koostöö? Küll me leiame omavahel nagu rahuldava nii-öelda lahenduse sellele. Ehk siis trahvi tühistada? Me võime trahvi tühistada, võime kokku leppida ka selle nii-öelda parkimistasu asendamises trahviraha osas, et kõik erinevad võimalused on. Aga praegu minule lubada ei taha, et selle trahvi tühistate? Ma ei hakka siin nagu kateta lubadusi andma, et vaatame üle, suhtleme ja lepime omavahel kokku. Oleme alati kokkuleppeda saanud.